Kas meil on täna teie jaoks draamat? Mina isiklikult usun, et mehed peaksid austama oma naisi ja naised peaksid austama oma mehi. Lihtne, selge. Kui sa valid endale kellegi, kellega abielluda, siis peaksid mõistma, et see on sinu elukaaslane ja sa peaksid tegema kõik, et kaitsta tema väärikust internetis. Selgub aga, et on naisi, kes seda ei usu ja nüüd kasutab seda Myron Gaines enda kasuks ära. Myron Gaines. Jah, me hakkame temast rääkima. See mees, see vastik fresh and fit tüüp, teda süüdistatakse selles, et ta rikkus stand-up koomik Akash Singhi Korea abielu, kui ta avaldas selle täiesti hävitava kompilatsiooni, kus Akashi naine nende abielu ei austa pärast seda, kui Akash ründas juhuslikult Myronit ja Freshi X-is. Myroni postitusel on praegu üle 3 miljoni vaatamise ja see number kasvab. See on see koomik. Ta on kuulus ja rääkis sellest, kuidas talle fresh and fit ei meeldi. Ja seetõttu otsustas Myron nii lapsikus stiilis teha selle tüübi naisest kompileeritud video. Ja ma pean ütlema, et mulle ei meeldi Myroni teod, aga mulle ei meeldi ka selle tüdruku teod. Ma ei arva, et nad oleksid üldse sobilikud. Ja mind huvitab, mida teie arvate, sest mul on tunne, et te nõustute minuga. Jah, see olen mina. Sa oled ilmselt mõelnud, kuidas ma siia sattusin. Sellisesse olukorda. Mis mulle mage tundub, on see, et minu eelistus ei ole minu naised. Nüüd ma arvasin, et asi on selles, et ma ei käi oma naistega. Punkt. Mis minu jaoks on kõige piinlikum inimene, kui kurjategijad välja arvata. Punkt. Akash käib ainult pruuni nahavärviga naistega. Akash on oma elus olnud ainult ühe tüdrukuga, kes on tema naine. See on minu naine. See on nagu täielik lojaalsus algusest lõpuni. Mõnikord tunnen ma nii valusat nostalgiat ülikooli aja järele. Ma keerutasin kanni ja elasin oma parimat elu nendes valgete poiste vennaskonna majades. Ma üritan aktiivset orgiat pidada, sest sa pole veel navvi näinud, aga oota, kuni sa teda näed. Tema keha on lihtsalt hullumeelne. Tema nägu on alati võluv, mitte kunagi igav. Ja see on natuke imelik, sest ma räägin sinu abikaasast. Ma lihtsalt tean, et naviriist on vähemalt 25 sentimeetrit. Okei, mul on 2 lugu Pepo August. Ükskord kohtusin ühe kutiga Tinderis ja tegin rumala vea, lubades tal minu juurde ööseks jääda, kuigi ma tegelikult ei tahtnud temaga magada. Ja märkasin hommikul üles ning mu pepuauk oli natuke hell. Issand jumal. Ja ma mäletan ja tema nagu, millist pornot sa vaatad, kui sa vibraatorit kasutad? Okei, ma ei hakka valetama, ma ei vaata pornot, kui ma kasutan vibraatorit. Mis? Ma lihtsalt arvan, et mu kujutlusvõimes piisab täiesti. Mis? Ma lihtsalt mõtlen oma enda abikaasale, kui ma seda teen. Oota, see on päris äge, aga mina ei suudaks seda kunagi teha. What? Ja nii ma siis kasutasin, mida sa teed, kui su abikaasa hoiab rahaasjad lahus ja ma olen täiesti aus. Mina ei tee seda, meie ei tee seda, meie ei tee seda. Meie ei tee seda. Esiteks, see on kuradi punane lipp. Ma ei tee nalja. Ma armastan teid, tüdrukud. Kui te tahate töötada, olen igati selle poolt, ükskõik mis. Aga iga mees, kes ei taha ühiskontot või ei ole oma kontodega läbipaistev või kellel on eraldi kontod, see on kuradi punane lipp. See ei käi mõlemat pidi, see on ühesuunaline tänav. Tema raha on meie raha ja minu raha on minu raha. Ja vaata, kas ma olen sisuloomest ainult $600 teeninud. Ohoo. Ma reageerisin eelmisele kommentaarile. Aga see on minu raha, eks? Olgu. Ma ei tea, kas sa vaatasite Poisi, aga mulle ta väga meeldib selles sarjas. Ma pole seda saadet kunagi vaadanud, aga ta on minu kuulsuste erandi nimekirjas. Jah, Chase Crawford, Jacob Elordi, Austin Butler ja kes veel? Kas sa tead, miks ma arvan, et mul on hea abielu? Ma arvan, et see on sellepärast, et mu mees pole kunagi kodus. Okei, ma olen saanud palju kommentaare, et ma kasutan oma meest kuulsuse saamiseks. Ja jah, täpselt nii see ongi. Ühtegi valet ei öeldud. Ma kasutan ära seda toetust, mis mul on. See on natuke nagu nepotism, aga läbi mu mehe. Nii et nagu abikaasa nepotism. Mis sellest siis halba on? Ma olen sõna otseses mõttes pahviks löödud. Ja selleks, et mina sõnatuks jääksin, on vaja ikka väga palju, nagu te kõik ilmselt olete märganud. Aga ma olen harva näinud sellist lugupidamatuse taset naise poolt mehe vastu. Nagu harva. See oli nii uskumatult piirideta. Lugupidamatu, vastuvõetamatu jälgkäitumine tema poolt. Ja mul on natuke paha olla.
Mitte sellepärast, et ma tunneksin, et ma tean nüüd liiga palju nende eraelust, mis pole üldse meie asi, vaid sellepärast, et ma üritan ette kujutada, kuidas mees tunneks, kui ta kuuleks oma naist niimoodi internetis rääkimas. Nüüd, ma arvan, et Myron Gaines on täielik shit, et ta selle asja kokku pani. See on jälk, see on vastik, ta on kohutav inimene. Aga jätame ta korraks kõrvale, sest tema pole siin oluline. Ma arvan, et naine, kes kohtleb meest niimoodi, on sõna otseses mõttes kõige hullem võimalik inimene. Ta jagab siin fakti, et ta pole kunagi kellegagi maganud ja tema räägib kõigist neist. Te kõik teate, et ma vihkan toodete kasutamist oma nahal, sest ma ei taha tunda end kleepuvana või ummistununa ja ma tahan lihtsalt tunda end puhtana. Ja ma tean, et näohooldusrutiini puudumine on peaaegu kuritegu. Aga nüüd, kui olen leidnud OneSkini, pean võib-olla tunnistama, et olin kogu aeg eksinud. Näete, ma ei ole veel vana, aga viimasel ajal olen märganud oma nahas muutusi. See on otsustanud, et on aeg vananeda ja see on tõesti ebaviisakas. Aga pärast pikka veenmist sõprade poolt otsustasin seda proovida ja jah, ma olen nüüd täiesti muutunud naine. Ma ei reklaami asju, mida ma ei usalda, te kõik teate seda juba, aga vaadake ise, mida arvate. Ja see pole ainult minu kogemus. OneSkinil on üle 10 000 5-tärnise arvustuse ja nad on nüüd naha pikaajalisuse liider. Pean teid hoiatama, et erinevalt sellest, mida internet tahab teid uskuma panna, ei ole tegelikult vaja keerulist rutiini, et saada ilusam nahk. Üle 10 aasta kestnud pikaajalisuse uuringute tulemusena loodud OneSkin OSO1 peptiid on tõestatult suunatud vananemise nähtavatele tunnustele, aidates sul saavutada oma naha parim seisund nii praegu kui ka vananedes. Piiratud aja jooksul proovi OneSkin toodet 15% soodsamalt kasutades koodi MEIRA-K aadressil oneskin.ck/MEIRA-K. See on 15% allahindlust oneskin.ck koodiga MEIRA-K. Pärast ostu sooritamist küsitakse sinult, kus sa neist kuulsid. Palun toeta meie saadet ja ütle neile, et jõudsid nendeni meie kaudu. Ma sooviksin öelda, et see videokompilatsioon oli kõige hullem osa, aga kahjuks on meil veelgi rohkem. Tegelikult on meil veelgi rohkem. Kodututele inimestele, aga tead küll, kui sa lähed metroosse ja seal magab kodutu inimene ning kõik peavad sellest vagunist välja minema. Jah, täpselt nii mu abikaasa lõhnabki. Issand, ma loodan, et ta ei saa pahaseks. Ma ütlen sulle midagi. Ilma igasuguse kahtluseta ütleksin ma, sa pead lahkuma. Lugupidamatus läheb ainult hullemaks. Ja ükski naine ei taha magada mehega, keda ta ei austa. See on raske olukord, mees. See on raske, kui sa tunned neid inimesi, jah? Akash, palun helista mulle. Ma olen aidanud inimesi, kes mulle ei meeldi. Mine küsi Janiselt. Mine küsi oma sõbra Janiselt. Mine küsi Chris DiStefanolt. Ma mõtlen, ma ei hakka temaga vaidlema. Ma tõesti ei tea, mida öelda, kui keegi räägib oma abikaasast niimoodi internetis. Ja oota, see läheb veel hullemaks. Ärge süüdistage pruuninahalisi tüdrukuid selles, et nad valivad valgeid mehi. Süüdistage ennast ja oma sõpru selles, et olete halvad valikud. Nüüd, enne kui ütlete, oota Justine, kõik pruuninahalised mehed ei ole halvad. Olgu, see ei kehti sinu kohta. Aga siin on 3 kindlat viisi, kuidas teada saada, kas oled halb variant. Nii et number 1, kui sa järjekindlalt eelistad oma ema oma tüdruksõbrale, on see kindel märk. Number 2, kui sa arvad, et ta näägutab või on tüütu või klammerdub, kuigi tegelikult ta lihtsalt tahab emotsionaalset kinnitust ja võib-olla natuke kvaliteetaega. Ta tuleb siia ja laidab pruune poisse maha, aga ta on ise abielus pruuni poisiga. Ta tuleb siia ja laidab pruune poisse maha ning ütleb, et ilmselgelt tahavad tüdrukud valgeid poisse ja ta on ise abielus. Akash, sa ei vääri seda. Ma ei tea, mida öelda, aga see lihtsalt ei vääri seda. Ma arvasin, et see on nii. Ma ei käi oma rahvusest naistega. Punkt. Mis minu jaoks on kõige piinlikum tüüp peale kurjategija. Punkt. Need on sinu juured. Need naised peegelduvad sinu juurtes. Näiteks Akash on äärmuslik näide. Näiteks Akash käib ainult oma taustaga naistega. Okei, Akash on oma elus olnud ainult ühe tüdrukuga, kes on tema naine. See on minu naine. See ongi nagu täielik lojaalsus. Mõnikord muutun ma nii valusalt tundlikuks. Ta räägib sõna otseses mõttes sellest, kuidas ta on olnud ainult ühe naisega. Et ta on oma naise vastu nii lugupidav ja see on tema. Sa abiellusid selle naisega siin, kellel on 2 nädala pärast sünnipäev. Ja ma armastan sind nii väga. Ja ainus asi, mida ma kahetsen, on see, et ma sain sinuga abielluda ainult 1 korra. Ma arvan, et see on. Nii see on. Mida sina ütled? Ja siis ma vastan ka neile inimestele, kes ütlevad, et mulle ei meeldi mu abikaasa, sest ma pöörasin suudlusest kõrvale. Mulle pole kunagi avalik kiindumuse näitamine ega füüsiline kontakt meeldinud. See on minu jaoks väga ülekoormav. Mul ei ole seda väikest filtrit. See on roheline tuli. Nii, Dr. Chakra. Niisiis, Justine sai
sinika mingi kehalise tegevuse käigus. samuti ma kuulsin, et sa oled vallaline. Kas see on tõsi? Hästi. Me läheme tagasi petmise juurde. Hei, kutid, öeldi tere mu naisele. Keegi ei kägista mind ilma meigita. Tüdruk, ole oma ilusa tagumikuga vait. Ma tahtsin minna. Jah, aga sind ei huvita, kui ma läbi kukun. Mind ei huvita üldse. Aga noh, iga mees, kes ei taha ühist pangakontot või on ma tegelikult ei suuda seda rohkem vaadata. Ma ei suuda seda rohkem vaadata. Poisid, abielluge naisega, kes austab teie tagumikku, kes austab teid. ja naised, austage oma mehi, sest pole midagi ebameeldivamat kui naine, kes läheb lavale ja teeb meest maha, kelle ta ise valis end kaitsma. Tõesti mitte midagi. Ma tõesti loodan, et see mees pääseb välja. Ma loodan, et ta pääseb välja. Ma loodan, et ta pääseb välja. See pole üks lugu. See pole 2 lugu. On umbes 17 videot, kus ta sõna otseses mõttes teeb teda maha. Mul pole aimugi, kuidas ta sellega toime tuleb. Aitäh teie tähelepanu ja hinnangu eest. See on oluline.